No nii, head vaatajad, täna sukeldume TikToki kanalitesse ja mis elus oleks, kui TikToki videotel aitaks silma peal hoida siis tuntud YouTuber, TikToker Henri Karpov ehk Hensu Kusta. TikToker või? Is it Christmas yet? Because all I see are ho-ho-hos. Oled ju TikToker, sul on ju seal ka omajagu vaatajaid. Mul on mingi 7 videot seal. Palju sul neid jälgijaid oli? 10 000? Ikka oli, vaatame kohe elavate. 20 midagi tuhat. Ja ei ole TikToker või? Ma ei tea. No kuidas sa tead seda? Palju sa üldse TikTokis silma peal kogu sellel vaatajaskonnal ja jälgijaskonnal hoiad? See on ebatervislik, kui palju ma käin TikTokis. Nagu vaba hetk tekib, ma olen jälle TikTokis. Nagu lihtsalt see on nagu süke, et nagu ühes käes kogu aeg vaatad. Aga seoses sellega, mida me täna hakkame tegema, siis ma ütlen ausalt, et nendest Eesti TikTokidest ma lähen tavaliselt mööda niimoodi, sest ma tean, et on välismaa TikTokis, tuleb 2 Eesti TikTokis, mul käib sõrm kiirelt juba 2 korda niimoodi. Ma väga harva vaatan Eesti omasid. Nii et ühesõnaga me täna siis heidame pilgu enamasti Eesti TikTokidele sinna sekka on tulnud ka mõni selline välismaine TikTok, ma arvan, et te ei pahanda sellepärast, et seal ütleme nii, et kulda on omajagu ja ei saa me üle ega ümber kindlasti ka sellest maski vastaste protestist, millest on tekkinud ka päris palju toredaid TikToke. Henri, kus su mask on? Kus mu mask on? Seal. Ma hakkan üksida et me nagu Zoomis peab kandma maski, et siin. Jaa, ikka. Aga lendame siis TikToki esimese video juurde ja ega siin pikka juttu ei olegi. Ma tahangi öelda seda, et ma väga vabandan, kui ma ei naera, et ma olen nii suhtes väga kriitiline ja mind on väga raske nagu, et ma ärge kurjaks saage. Aga ma olen avatud. Jesus, kus ta lendas, kus ta kukkus? Oota, ma ei näinud. Okei, jaa, nüüd oli näha. Jesus. Mõtle mitu aastat halba õnne. Selliste videote puhul me tekib küsimus pigem, et kas need on nagu mingil määral lavastatud. See ei ole nagu reaalne, et neid on nii palju samasuguseid ju. Kus juures see on hästi huvitav, et kas tõesti inimesed on nii ebaõnnega koos või saamatud või ma ei tea, väga huvitav. No nii, vana hea, Tallinn. Olete siin Kolause lipuga kohale tulnud, millel on siuke slogan peal. Mille vastu teie protesteerite? Mina protesteerin maskide vastu, kuna see võtab vabadus ära. Aga teil on täna mask ees? See kogemata ma unustasin ära. Okei. Täiesti see on nagu mingisugune aastatroll lihtsalt. Kas ta nagu päriselt tuligi sinna lihtsalt maski vastaste meeleavaldusele maskiga või ta nagu trollis lihtsalt? Ta nagu tundus nii siiras, aga samas see nagu tundus nii tõetruu. Jaa, väga hea näitleja sel juhul. Kas see on päris? Tead mis? Mida sa tead? Mõtle, kui nüüd vihma sajab, siis see kõik voolab ju talle otse silma. Tegelikult see on sellise väikse videoefektiga tehtud. Nagu sa näed, siis vaata, on statiivi peal see kaamera. Ta on lõiganud siit lauba pealt pärast alla mäskinud enda selle naha ja sellest siis läkski nagu varjaks. Zack King tegi seda vist esimest korda ja siis hakkas nagu TikTokis levima ka. Wow, okei. Miski ei ole päris, mida sa näed. Ma arvan, et see konkreetne video on kindlasti sulle, sinu huumoriga. Okei. Minu huumoriga. Jah, see oli. Vaata seda venna nägu. Algul on see lõpus ja siis käib error. Okei, see on nice touch. Koorikan. Teiekan. Koorikan. See on minu arvates nagu reaalne turundusgeenius. Sa lähed intervjuud andma ja sa haarad mikrofoni, et kuule, et mul reklaamkampaania jaoks raha ei ole, aga tead, ma teen ise ühe laulu ja fucking palju selle vaatamisi YouTube'is oli seal julmalt vaatamisi ja TikTokiks ka mingi räme viral. Ta oli uudistes ja ma lugesin selle kohta ja müük kohe kasvas. Nii kui nad avasid, teil järgmine päev oli see kauplus oli nagu julmalt täis rahvastöö ja igatahes mees tegi 0 eelarvega praktiliselt Teneti müügi. Mõtle palju tuhandeid tavaliselt nagu turunduse peal läheb ja see veel lihtsalt
Koorekan. Ütles Koorekan või? Koorekan, Koorekan. Teekan. Või on vegan? Teekan või vegan? Aga see lisabki seda, et mis see on siis vaata, siis see on nagu siuke mystery. Igatahes 5 punkti, kruvib. Nagu ütleb Delfi, jälle vana hea TikTok maski avalduselt. Maski kandmise nii-öelda selle suure kohustusega võetakse inimestel selline kriitilise mõtlemise võimalus ära. Ja, võetakse küll tegelikult, inimesed lähevad jumala raksu üksteisega ju. Täiesti nagu crazy. On sul, sa kannad maski linna peal kõige käid või? Nagu mis mõttes linna peal? No üldse, selles mõttes, et okei, ma saan aru, et sa kuskil tänaval kõnnid, et üksi siis on nagu suva maga ette ei pane, kui sa kaubanduskeskusesse kuskile lähed, et siis paned ikka ju. No ongi viisakusest, paned maski ette, samamoodi mina. Ma käisin üks päev peale seda, kui see maski nõue siis nagu kohustuslikuks muutus. Ma käisin õhtul Ülemiste keskuses, ostsin endale siis koju süüa. Mul oli ka nagu enamus poes kannavad maski, panin maski ilusti ette, valin riiluti vahel rahulikult seal toitu ja ühel hetkel lihtsalt mingisugune vend kõrvalt karjatab mulle. Mingi te piilik oled või? Võtsa mask eest ära. Süsteemi järgid või? Tropp oled või? Ma vaatasin nagu... Päriselt ka või? Jaa, siis mulle aitäh ja siis ma nagu lihtsalt kõndisin edasi, et vend nagu tõenäoliselt lootis mingit konflikti, aga siis mul oli nagu, et vau, mingi inimene ütleb, et võta mask eest ära. Mask maha, mask maha. Aga ei, selles mõttes on ikka crazy, kuhu olukord on. Vaata, me rääkisime seda, et sa pead siis nii-öelda out conspiracy temba, et sa ütled, et miks sa ei kanna maski või, aga kuidas nagu valitsus ju näotuvastusega siis tuvastab sind igal pool ära ju. Ma kannan selle pärast maski, et valitsus ei saaks mind ära tuvastada. Ma saan aru, et ega te üleüldse väga ei taha seadustest lugu pidama. Olete vangis ka olnud elu jooksul, jah? Nii tuimalt paneb, te olete vangis ka olnud või? See on väga väärdelik tegemine. See on väga väärdelik tegemine. Teie poolt praegu. Kuidas palun? Et ma ei pea seadustest lugu. Kas te arvate, et kurjategija ei pea seadustest lugu? Peab küll. Ta lihtsalt eirab meid. Ta peab lugu, aga ta lihtsalt eirab neid või? Jaa, ta nagu viib vaikselt mööda, vaata. See oli, minu arust see väärib nagu mingi aastat lausauhinda. Lihtsalt mõlemad poolt. Tere kõik kaasteadlased. Hankisin siis selle viimase aja moeröögatuse, selle tapmisvahendi, millega siin maarahvast lihtinimest kiusatakse. 2 ohtlikku asja. Sain ta siin lõpuks lahti, pidin siin akutrelliga tegema, nagu uus iPhone, kuskilt ei tea, kust lammutama hakata, aga lõpuks ei jagu. Mida me siin näeme? Töömehed teavad, Makroflex ei ole seeditav, aga kuidagi ta siia maski sisse sai. Kui seda ninna ja suhu lasta, siis hingata ei saa, ajukahjustus on teada tuntud kiirelt tulema. Peale selle annab mask mulle ohatise. Aitäh suguhaiguse eest. See on hea. See ei ole geniaalne veidi. Okei, see on lahe. See on mingi... Nii et kui sa tahad surra suguhaigustesse, siis muidugi pane see mask ette ja ole lammas. Aga muidu pikka iga. Pikka iga ole lammas. Kui sa tahad surra suguhaigustesse. Nii et davai, kui tahate herpest ja ohatist, siis davai tõmmake mask ette ja kindlasti see kirurgiline, see heleroheline, kliiniline mask. Makroflexi neid. Ma olen väga impressed praegu selle Eesti TikToki tõttu. Sellist asja tihti ei näe. Ja, no nii. Uus pesumasin. Oota, mis seal tekst oli? Teksti ma näin. Ostsin just uue selle pesumasina endale ja siis natuke hiljem on see, et kas ma peaksin nagu raha tagasi küsima. Okei. Centrifuug. Sa pesid ka alles hiljuti esimest korda pesu või? Ma ei pesnud esimest korda pesu. Mida asja? Jah, see TikTokis, saad aru? Ma tegin TikToki siis. Kus ma siis sain see, et nagu, et oh my god, et nii palju programme on ju, kolisin just eraldi on ju.
Mul ei olnud kodus selliseid programmist, mul ei olnud kuivatiga ja mul ei olnud mis iganes. Inimesed on mingi, sellepärast kõik kutsuvadki meid lumehelbekesteks, sest sina tegid sellise TikToki, et sa oled nii saamatu. Ma olen viimased aastad kodus pesu pesnud, sest mu ema teadis, et ta ei tee enam, et tee ise mainda, vai okei, sobib. Käsid ikka kodus? Ja pesurestiga tead seal ja siis rulli vahele tõmbasin ja siis... Ei no, mis pesurestil viga on? Ma panen küll pesu ikka käsitsi kuivama. Pesurest on see, mille vastu sa hõõrud riiet seda plekki vist. Ei, pesurest tähendab. Ei, oota, pesurest on see, kuhu sa pead kuivama, aga mis asi see on see, mis on see... Vanasti oli, see mingi kapsariim. Mis asi see on? See mingi kuradi... Kus sa plekki hõõrusid vastu, noh? Kuradi siis, kui muld põrandad olid, no mina ei tea ju, noh. Midagi oli ju. Oota, mis kapsariimist räägid? Kui vanasti talupoja ajal, mitte talupoja ajal, ma ei taha solvata kedagi, äkki on siiamaani veel, mina ei tea. Siis kui pesumasinat ei olnud, see oli see, et seal oli pesutünd, sa panid see nagu resti sinna, sõõrasid seda plekki vastu seda, nagu riivisid. Ei või? Ma vist olen liiga noor selle jaoks. Ei, sest sinu Tallinnas ei ole põllumajandusmuuseumid nagu mul on seal, kus ma sain teada. Kuule, ma olen Põlvast pärit, mis põllumajandusmuuseum. Tuleb see mingi põlvakaid solvama, mida? Ei, ma ei solva ühtegi põlvakat. See põlvakas norib tüli minuga praegu. Ei no jah, pean meelde tuletama või? Ütles, et ei no kuskil Põlvas sobib siukest riietega võib-olla külapoodi minna. No ma ei tea, noh. Linna väga ei lähe, Põlvas võib-olla isegi ajaks läbi, kui sa linnas lähed niimoodi poodi. Ma ei tea, millest sa räägid. Esimest korda kuulen. Appi tuleb Henso Gusta. Me ka köhida teil näkku? Absoluutselt. Aitäh. Nii, mis te, aga millal ma oma rahale võin järel tulla? Siis kui ma haigeks jään. Selge. Lihtsalt veint köhib näkku. Ta ei pohkegi köhib. Minu arust ainuke, kes kannatab, on see väike lapse selles, kes ei ole milleski süüdi. Ta pärast küll muidugi vabandas hullult, et jaa, ma olen viirustest puhast, ma pole kuskil varem nagu viimase nädala sul käinud. Jee, ma usun sind. Mees, sa käid ju iga päev mingi televõtetel kuskil ja puutu inimestega kokku või no kahtlen väga. Mõtle, kui koroonat ei oleks ja siis tuleb võõras mees, kes köhib sinu väiksele lapsele näkku. Kas molli talle? On ju? Või siis mingisugune veint seisab seal. Aitäh. Kui ma koroona saan, saadan 6000 eurot sulle. See on ju lege. Millisugust seksuaalakti sa mitte kunagi ei teeks? Seksuaalakt on mis asi? Ma ei tea ju, seksuaalakt, akt. Akt on mingi paber üldiselt ju. Ei või? Või see on nagu seksuaal? Üks, kaks, kolm, oi, üks, kaks, kolm, kaks, üks, oi jah, no on siis nii. Ma lähen appi, mis ma teen nüüd? Aga mis ma teen nüüd? Ma lähen mis ma nüüd teen? Mul on olnud täpselt sama olukord, kui ma korragi peolt tulin, see oli paar aastat tagasi, ma olen uue pangakaardi saanud ja ma läksin peale taksol nagu raha välja võtma ja siis ma nagu seisin selle pangaautomaadi juures ja ma lasin oma pangakaardi lihtsalt lukku, sest ma ei teadnud uut pinni. Oi kui halb. Oi vana see. What? Ma pole ühtegi Eesti TikToki näinud, mis oleks nagu nii palju vanema nähtud. Vend vokaalid. Green screen, Swedbanki pilt, no siuke, ma arvan, et Swedbank on ikka head raha maksnud talle. See mees oma PIN-koodi tõenäoliselt täna ära ei unusta. Siuke TikToki ülevaade, kui sulle see video meeldis, siis nagu Henso ütleb, et jäta jäseme pikenduseks pöial ülesse, aga me ütleme, pane like. Bye bye.